No selleks, et elu ei oleks hall ja igav, on Järvamaa serval pisikeses Käravete külas välja mõeldud igavesti vahva üritus, kus igal kevadel kümned ja kümned isetehtud paadid lähevad jõele. Kuidas see mõte üldse omal ajal tuli? No tead, olime kuidagi sõpradega, istusime jõe ääres, olid esimesed soojad ilmad ja võib arvata, mida üks hea sõpruskond laupäeva hommikul ilus ilmaga teeb. Ja sealt need head mõtted tulidki. Et hea mõte tuleb ikka kalapüüdes. Noh, kui sa nii väidad. No sellel aastal on ka päris palju neid osalejaid, et mitu aastat te kokku üldse seda korraldama tulete? No me 11. aasta on see, mida me oleme nagu arvestame. Et tegelikult me oleme, vist on ikka rohkem olnud, aga 11. aasta on, mida me arvestame. Ja kus kohast need inimesed kokku tulevad? No praegu on ümberkaudsed ikkagi, ütleme siuke 30 kilomeetri raadiuses. Kui oleks, ütleme, abilisi rohkem või ütleme toetajaid rohkem, siis oleks lihtsam natuke teha. Aga ütleme, ainult enda rahakoti peal ja siis on ikka keeruline. Kuigi tänasel päeval on juba toetajaid päris hästi. Igal aastal võib jõe peal liikumas näha ikka igasugu imeliikureid ja insenertehnilisi lahendusi. Peaasi, et ikka vee peal seisab. Ma vaatan, et siin on ikka kõik mugavus, et korralikud istmed, seljatoed saab alla lasta, et lähete nautima. Jah, esimene kord, siis ei teagi, mis seal ees ootab. Aga ega siin ei ole kasutusel ka nii-öelda aerusid, vaid siin on ikka korralikud kühvlid, et millega ikka korralikult kühveldada mööda seda vetteks. Võib-olla on vaja rada teha, ei tea. Kõik ettevõtmised, mis ette võetakse, on alati toredad, et inimesed viitsivad teha ja see on nagu lihtsalt küla hüvanguks tehtud asi ja see on väga äge. No vaatan, et teil on selline spetsiaalne soenduskostüüm seljas, et see peab sooja ka või? On küll soe, jah. Ainult käed külvetavad. Kas sellega jahe ei hakka, see imeb ju vee enda sisse? No, ma teen seal trenni, aga soe. Aga plaan on ikka võidu peale minna? Minu arust see eriline võistlus ei ole, et ma näen kulgen. Tõepoolest keegi võistlema ei tulnud, vaid pigem oli tegemist vahva heatuju loomise ettevõtmisega, kus finišisse jõudes neid väga ei olnudki, kes päris kuivaks jäid. No kuidas rada oli, mehed? Suht naljakas ja raske. Kas olite esimesed aastat või olete varasemalt ka käinud? Nemad on varasemalt, ma olin Essa. Kas mõni koht jäi kuivaks ka? Ma vaatasin, et siin seda pusimist vahepeal oli päris palju. Jope jäi. Jah, jope jäi kuivaks ainult, ülejäänud on märg. Kuidas vesi tundus? Kas oli juba mõnus soe, et kannad supelda küll või? Jah. Selline kevadine. Ei olnud nii jäine. Ei olnud väga hullu. Iga kord, kui maha kukkusid ja uuesti jõudsid aerutades, hakkas soe jälle. Aga kui palju kordi kukkusite, jõudsite kokku ka lugeda või ikka iga kurvi peal? Väga palju, väga palju. Me nagu mõlemad käisime niimoodi vette, et me olime siiamaani vees. Üks käsi oli aeruga väljas. No kuidas need inimesed seda tagasisidet on andnud, et mis nad arvavad sellest? No kui juba poole aasta pealt hakatakse küsima, et millal ja kas ja kuidas ja tuleb ja et kas kindlasti tuleb ja nii edasi, et siis see ongi minu jaoks kõige parem või meie korraldajate jaoks kõige parem tagasiside. No kas praegu saame juba öelda, kas järgmine aasta 2027 tuleb? Kindlasti. Tõsta!